koju. Kus me lähme? Onu Kaido külla. Kus onu Kaido elab? Paadiga peab sõitma. Paadiga peab sõitma? Jaa, Aga kus maal ta elab? Kus elab paad? Soomemaal. Jess! Nii et säästurotid reisivad seekord Soome hästi kaugele. Tegelikult ka hästi kaugele. Nimelt siis on meil plaanis minna sellisesse huvitavasse kohta nagu Muumikoobas. See asub siis 400 kilomeetrit Helsingist põhja poole ja oli meil mõte tegelikult ka minna jõuluvanale külla, aga kuna uus ebola ehk koroonaviirus möllab igal pool hirmsasti ja on seal kuskil Rovaniemis olemas, siis me pidasime targemaks seda sealt mitte tooma minna ja lähme siis ainult poole tee peale Muumikoopasse ja peale seda siis juba vaatame meie Soome sõprade uue ägeda kodu üle. Nii et igatahes põnevad seiklused. Juhuu! Kuidas Helsingi liiklus on esialgu? Helsingi liiklus on titi-miti. Kell on 9:43, mis tähendab seda, et suurem ummik on läbi saanud ja kõik on hästi. Sõidame vaikselt linnast läbi, et siis juba võtta suund lahti tee peale ja kimada 400 kilomeetrit umbes Muumide Koopa poole. And turn left on Bruin if you are in Cat 2. Nii, võtsime rotireisi kaasteelised peale ja jugame siis mööda uhket lumist maanteed. Ära kolista nüüd ja järjest lumisemaks läheb, mis on täitsa äge, sest et kui Eestimaal talve ei anta, siis tuleb seda tulla kuskilt mujalt otsima ja kust veel kui Soomest. Ja nüüd me teeme ühte jube ohutut möödasõitu, mis ei olegi kõige ohutum, aga ei hullu. Ja kuskil paari tunni pärast peaksime me siis hakkama otsaga jõudma sinna Muumide kaevikusse. Ega mul midagi rääkida ei ole, me oleme nagu kahe koolimaja vahel. Lähme muumisid otsima, ma ei tea kus kohast.
kus on jääst muumid ja kõik muumidega seonduv. Siit tulime liftist välja ja siit hakkab jooksma siis selline lugu, kus sa jalutad siis mööda siis muumiorgu ja erinevate siltide peal on siis kirjas, mis parasjagu siis selles seikluses toimub. Ja siin on valguse ja jää ja lumega mängitud selline päris kihvt vaatamine kokku ja on selliseid maju, kuhu saab sisse minna ja on selliseid jääskulptuure, mille peale saab ronida. Nii et igavesti põnev on ja kui alguses uksest sisse tulles tundub, et see on nagu maru pisike ja kas selle nimel tasus nüüd 4 tundi sõita, siis tegelikult on siin palju, saab tuubidega sõita, saab kelgutada ja niisama liugu lasta ja iga päev on väga äge, nii tasub tulla. Nüüd me oleme tulnud Tüdüri kaevandusse, muuseumisse või kaevandusse, kui täpne olla. Ehk siis käib siin igapäevaselt ka kaevandustöö ja pandi meile siis kiivrid pähe. Poja, oled lahe, jah? Ja läheme kohe maa sisse sügavale. 7,5 metriä korkea torni, rakennettu 55 ja kaikki se kalkkikivi, mitä tuolta alhaalta louhitaan, se nostaa tuon tornin. Nii, lähme siis maailma ühte modernsemasse ja suuremasse, pikemasse lifti, kõige modernsemasse lifti ja kui sügavale me läheme siis? 350 on maksimum, aga meie läheme 110. Nii et 110 meetrit maa sisse kiirusega 6 meetrit sekundis. Kaevandus toimib selle 350. Ja nad testivad sinna maja välja. Nii et hotelli läikivate ustega lift. Ohoo! Nyt valot laittuu, nyt tänne tuli punainen sävy, äsken oli sininen, tätä pystytään muuttamaan. Mutta yleensä tuolta näkyy nyt se nopeus, ne metrit ja sekunnit, että se on nyt harmi. Ja sitten se musiikki puuttuu, että täällä on vähän sellainen niin kuin lentokone musiikki ollut. Nii, tunda on, kuidas me kukume maa sisse praegu. Kõrvad lähevad juba lukku. Kui me sinna 70-ndale läksime, see oli Pikkusen kornistuntuu, muuten on hyvin tasasta tyytiä. Kõrvad lähevad lukku ja me oleme hoopas nii. Ja oleme 110 meetri sügavusel, nii et ei saanud arugi, jah? No niin, hyvä, kiitos. Aga kõrvad on lukus. Uksest välja tulles selgus, et vesi tilgub pähe, ehk siis me oleme ikka kaevanduses. Siin on siis näha veel rööpad ja kaevanduses siis kogu materjalivedu käis diiselveduritega, nii et võib ainult arvata, kui vahva ja suitsune see töö siin omal ajal olla võis. Tänapäeval on kindlasti asi muidugi palju moodsam ja töötaja sõbralikum.
siin me siis näeme Soome kaevandusmahtusid läbi aegade. Tüütüri, Ojamaa ja Mustio, kui töötasid kõik kolmekesi, kõik kaevandused, siis näiteks aastal 1970, 72, 3 olid siis kaevandusmahud üle 1,5 miljoni tonni aastas. Siis kukkus see drastiliselt aastal 1990 ja 1995. aasta paiku oli see siis seal 200 000 tonni ümber ja täna siis ka kuskil 300 000 tonni ümber, nii et mahud on siis võrreldes varasemaga väga-väga oluliselt. Mis kivi me lõhume? Oota, ära mine sinna praegu. Ära praegu tule. Issi tegi kivi katki. No niin, hyvä. Hienosti. Tüütüri kaevanduses ja siin on meil üks väga äge päris ehtne vana kaevandusmasin ja huvitav on siis see, et istud nagu küljega kuidagi seal rooli taga ja kusjuures selle masina võib ka ära osta, et kui teil on kodus vaja kruusahunnik laiali lükata, siis töötab ja 1 euro kilo maksab siis, aga palju kaalub seda ma nüüd ei tea. 33 000 kilo, nii et 33 000 eurot ja saate selle siit endale rehvana natuke tühi. Ja siin siis üks vanemaid kaevandusmasinaid, mis säilinud ja usku või mitte, Ferrari. Noor kaevur on juba rooli taga ja selline vahva kastikas ja nad on küll üsna massiivsed masinad, aga hästi madalad, et minust nad väga palju pikemad ei ole, et mahuks. Siin on siis lõhkamise teema, et kui vanasti kasutati dünamiiti, siis täna kasutatakse juba märksa ohutumaid lõhkeaineid, vältimaks igasuguseid õnnetusi. Aga nüüd liigume edasi. Ja mä laitan teille sellaisen amortiksen. Ja siinä on meelettu kupas. Ja se on englanninkielistä. Joo. Niin mä laitan tän amortiksen. Päris mitukümmend meetrit sügav ja sealt eemalt läheb veel kõrgusesse. Ühesõnaga see väike koopakene siin on reaalselt 90 meetrit sügav ja kui me näeme siin samas väikest augukest taga seinas, siis tegelikult pidi olema see nii suur, et sinna mahub kaevandusauto sisse, see on 100 meetri kaugusel. See on uskumatud mastaabid, millest siin ei saa aru. Siin põhjas on mõned kivid, mis pidid olema klassikalise kodutalo ehk siis kodumajapidamise või eraldi väikese eramaja suurused. Nendest mastaapidest ei saa aru, see on hiiglaslik siin. Nii poja, kus meie oleme? Kose ääres, õige, me oleme Myllykoski ääres ehk siis Veski Kose ääres ja meie viimane Soome seikluse päev on täies hoos ja täna siis vaatame Jaanalinnu farmi ja tulime kohaliku loodusega tutvuma ja oleme siis Myllykoski ääres. Vaatame, mis põnevad vaated meid siit ootavad.
nii, nüüd on meie reisi haripunkt. Me jõudsime Jaanalinnu farmi ja saime teada, et see on avatud ainult suvel. Nojah, jäävad jaanalinnud seekord nägemata. Vähemalt saime teada, et soome keeles jaanalinnud on strutsid. Nii et jäime pika ninaga. Aga küll on selge see, et siia saab vist tasuta autosid parkida, sest autosid on siin hästi palju, aga mitte ühtegi inimest. Nii et vaatame, mida viimased tunnid meie Soome reisi ajal meile toovad ja hakkame vaikselt kodu poole purama. Nii et selleks korraks säästurottide seiklused Soomemaal hakkavad vaikselt läbi saama. On meie Soome seiklus siis lõppemas. Oleme terminalis ja püüame siis õhtuse praami peale saada. Viikingville tervitada. Poegmeest teeb väikest und. Ja meie katsume saada meile piletid. Kesköö ja jõudsime tagasi Tallinnasse. Hurraa! Soomemaa vallutatud. Poja, kus me ära käisime? Viking Line'i paadi juurde. Viking Line'i paadis. Kus me veel Soomemaal käisime? Onu Kaido juurde. Onu Kaido juures. Kus veel? Onu Laido juurde. Onu Raido juures sai käidud. Kus me veel ära käisime Soomemaal? Poedes. Poodides hästi palju ja kirbukatel ja kus veel? Kas käisime maa sees ka? Jaa, Mis me tegime seal? Tööhitud ja Muumide maal. Käisime Muumide koopas ja käisime kaevanduses. Ja. Kas meil oli äge reis? Jaa.